Nii, tervist. Mina olen siis Siim Soonsein, 3D eriala juht ja tutvustan teile siis 3D eriala. 3D kunstnik on visuaalse sisu looja ja seda sisu kasutatakse siis näiteks igasugused rakendused, kas siis on need siis arvutimängud või mingisugused programmid, arhitektuuris näiteks ja kinnisvaras visualiseerimisel, reklaamis ja ka tööstuses, tootearenduses, tootedisainis. Ja mis on see sisu, mida see 3D kunstnik loob, on siis ta loob mudeleid, jutt on 3D mudelitest, ka muidugi nende mudelite tekstuurid, ehk siis see materjal, kuidas seal näha on. Et need objektid, mis mul siin ümberringi on, et nojah, tegelikult ma olen päris kodus, ma ei saa rääkida, et need on tekstuurid. Aga ühesõnaga 3D mudelid, siis pildid, näiteks mingisugused fotorealistlikud renderdused, mida te igal pool reklaamides näete, ja ka animatsioonid ja efektid. Ja ma ütleks, et see 3D modelleerimisoskus on selline tuleviku kirjaoskus. Et see, ma kujutan ette, et mingil hetkel võib-olla on midagi sarnast nagu praegu, et me oskame kirjutada ja lugeda, eks ole, see on elementaarne. Aga ma arvan, et me jõuame kunagi ka sinna, et see 3D-oskus on nagu kirjaoskus. Ma teen teile väikse tuuri siin oma korteris ja siis pärast näitan paar slaidi ka. See on mul niisugune salaruum. See on siis minu tööruum, siin ma teen katseid. Et siin on minu arvuti. Vana ekraan natukene, aga mida on suht okei. Ups, jah. Igasugused arvutijupid mulle. Ja siis siin on mul selline labor ja siin on mul juhtus väike õnnetus ka, et ma tegin gravitatsiooniga katseid ja siin on mõned esemed, mida ma ei saa kätte enam vahest. Nii, aga ma lähen tagasi oma elutuppa. Nii, ja vaatan, kas ma saan teile ka natuke näidata oma telekast. Nii, et sellest erialast üldiselt, et ütleme siis 3D modelleerimine ja sellega seotud sellised alad, et mänguarendus ja virtuaalsete keskkondade loomine ja nii edasi, et see on selline hästi kiiresti arenev valdkond, et praegu näiteks tarkvaraarenduses liitreaalsuse ja virtuaalreaalsuse loojate vastu see nõudlus on kuskil 14 korda suurem. Ja see ei kehti ainult võib-olla nende tarkvaraarendajate kohta, vaid lisaks tarkvaraarendajate on alati vaja ka neid sisuloojaid, kes teevad selle visuaalselt ilusaks. Et need õppeained, näiteks erialalised, millega te hakkate kokku puutuma, on siis 3D modelleerimine, siis nende mudelite tekstuurimine, varjundamine, valgustamine, renderdamine, siis taageldamine ja animatsioon, mida võib ka mõnes mõttes koos kujutada. Ja siis on igasugused projektid, ka näiteks mingid mänguarendus- ja virtuaalreaalsusprojektid. Ja kooli lõpus te siis teete showreeli, millest ma ühte natukene siin näitan ka pärast ja portfoolio. Ja valikkursuste osas, mida on siis 5 korda aastas, see on kõikidel kursustel, mitte ainult 3Ds, on siis sellised nädalased töötoad ja sealt on näiteks võimalik valida siis VR-maalimist ja joonistamist, videomappingut, animatsiooni, videomontaaži, arvutimängu prototüüpimist ja tootearendust. Ja tegelikult ka mängumootorid, mul ei ole siin mainitud, aga mängumootorid ka. Osaledes koolivälistel üritustel on võimalik seda kasutada õppede osana, näiteks valikkursuste asemel võimalik käia mänguarendusvõistlustel, tootearendusvõistlustel, et ma pärast näitan ka mõnda fotot sellest pikemalt ei jõua rääkida. Ja igasugused koolivälised kursused, näiteks praegu hetkel on Tartu Ülikoolis on tehisintellekti kursus, kus ma tean vähemalt 6-7 õpilast osaleb. Ja kui nad selle kursus läbivad, siis, ja see on e-õppena, et nad teevad seda kodus, läbivad selle kursuse ja siis saavad tegelikult meie koolis ka nagu kirja selle
selle töötoa, et nad on osalenud. Ja siis lisaks on erinevad sellised väiksemad töötoad ja loengud, mis on koolist väljapool toimuvad, aga mis on erialaga seotud ja ka nende ees saab selliseid lisapunkte. Ruumid asuvad meil eriala tööks on ruumid siis aparaadi tehases ja seal on meil siis 3 ruumi, millest 2 on siis arvutiklassid, 1 on selline koostööruum ja lisaks on seal siis väike sihuke kööginurk ja puhkenurk koos PlayStationiga ja virtuaalreaalsusseadmed, millega saab siis seal, need on tegelikult mõlemas majas, et EHA tänaval olevas peamajas on samuti olemas ja lisaks on siis näiteks 3D printer, et saab oma mudeli ikka välja printida. Ja siin on siis 1 klassiruum ja teine klassiruum, need on siis aparaadi tehas 3D ruumid. Üks meie õpetajatest Erich Brutus. Ja siis üks, võib-olla kus see ruum, projektiruum kõige rohkem täis oli siis ühe Eesti arvutimängu meeskonna liikme loeng just pool aastat tagasi. Et siin oli siis 80 inimest mahtus siia ruum ära. Aga üldiselt see ruum on siis tühi, et see keskmine ala on siis virtuaalreaalsusprillide jaoks ja või siis kui neid ei kasutata, siis saab kasutada erinevat meeskondlikeks nagu töödeks. Siis mõned pildid ka nendest mänguarendusvõistlustest, kus me oleme käinud siis nii Eestis kui Lätis õpilastega. 2 korda Lätis ja on olnud 1 Tartus ja 2 tükki Tallinnas, nii et päris paljudel sel aastal. Ja päris palju osaleb ka esimese kursuse tudengeid, et siin on meil näiteks 4 esimese kursuse põhihariduse baasil õppijad, kes kohe pärast esimest 2 kuud olid nõus tulema sellele võistlusele, omamata mingisuguseid väga põhjalikke teadmisi, et nad olid seal võib-olla 4 korda 3D modelleerimise tunnis olnud. Aga nad ütlesid, et nad väga palju õppisid juurde just selle mänguarendusvõistluse käigus. Ja need on täpselt need asjad, mida ongi vaja, et selline ülesandeks on 48 tunni jooksul teha valmis üks arvutimäng ja nemad siis 4 lõid seda visuaalset poolt seal. Et väga kasulikud ja muidugi siis nende eest me anname siis ka neid õppetööpunkte. Siin veel mõned pildid Garage 48-st, see on üks Läti üritus, siin sama esimene kursus demos oma enda tehtud mänge, mis on varasemalt ürituste raames teinud, oli siis seal Spark demos, kus on ka Maker Lab, et seal toimus üks selline mänguüritus ja pigem siis selline demoüritus, kus oli siis meie õpilased ka väljas oma töödega. Nii, siin on siis Lätis me käisime päris kohe paljukesi, et oli paar arendajat, oli siin Tartust ja ülejäänud on siis kooli õpilased ja õpetajad. Mis veel? Mõningaid pilte võib-olla ka, et selle arhitektuuri osas, et mida näiteks õpilased teevad, et siin on ühe vilistlase Meelika Kaarna siis selline fotorealistlik pilt, see on siis tegelikult on 3D mudel, mis on niimoodi tekstuuritud ja valgustatud, et ta näeb nagu selline üsna päris välja. Või siis näiteks, ma panen selle kiiremaks, selle aasta ühe õpetaja, et ma panin ta natukene kiiremaks. Et see on siis selline level disain või mängukeskkonna loomine. See vesi on sellepärast see nimelik, et mul on praegu kiirenduse peal, et saaks võimalikult palju näidata. Et kas meil on üks esimese kursuse õpilane ka ruumis, et kes kindlasti ka lisaks midagi juurde omalt poolt õpilase vaadet, et Anni-Mari, et kas sa oled ka siin kuskil olemas? Ja, tere, et ma olen siis Anni ja esimest aastat kunstikoolis. Et esiteks nendelt piltidelt võib-olla oli näha seda, et olid need, kes on käinud nendel garaažidel, on enamus poisid, aga tegelikult meil on ikka tüdrukud ka päris palju eriala. Kuidas tahaks öelda seda, et ärge kartke, tulge proovima. Hästi lahe on, kõik on hästi sõbralikud. Et
seal aparaadiklassides on alati see, et vahetunnis klassiga näiteks lähevad mängimas, kõik õpetajad on hästi toredad. Eriala kohta võib-olla seda, et isegi kui on raskusi, alati saab abi küsida, alati on keegi, kes aitab, nii õpetajad kui ka teised kaasõpilased. Ja samas nagu üldse, et kool on väga palju teinud selleks, et õpilased omavahel suhtleksid. Näiteks kohe esimestel nädalatel me käime kuskil talgudel. Esimene kursus, see oli hästi huvitav kogemus. Ja minu jaoks kui inimene, kes enne kunstikooli tulemist oli väga tagasihoidlik, oli väga lahe näha, kuidas muudab inimesi palju rohkem suhtlejateks. Ja väga soovitan tulla proovida. Väga lahe on, kui sisse saate ja tulge kunstikooli õppima. Ma võib-olla lisaks ühe asja juurde, et see, kõik see, mis me teeme selle õppe raames on nagu üliäge ja ülipõnev, aga tehniliselt on ta raske ka, et keda see teema nagu see valdkond nagu väga nagu ei huvita, siis on ka neid, kes on nagu loobunud sellest õppest, et see tundub nagu et ongi nagu tehniliselt on üsna nagu selline nagu keeruline, tegelikult isegi mitte keeruline, vaid ta nõuab pühendumust. See võtabki kaua aega, et jõuda selliste tulemusteni ja see õpe jätkub ka pärast kooli, et kui te kooli lõpetate, siis te ei ole valmis 3D kunstnikud, vaid te arenete edasi ja tegelikult see tehnoloogia areneb nii kiiresti, et siin ei olegi muud varianti, kui tulebki eluaeg õppida. Nii kaua, kui te selle teemaga tegelete. Aga aitäh, minu poolt on kõik, et siis ma võin anda siis sõnajärje edasi.